Pühapäeva varahommikul kell 6 pärast väsitavat pidu kinkisid 2 homoseksuaalset meest mulle Jaani kiriku ees sületäie punaseid tulpe. Siis nad suudesid mind pusile ja kepsutasid käsikäes taksopeatusesse. Nad ütlesid, et nad pole nii ammu enam kellelegi lilli kinkinud, veel vähem naisterahvale. Ja ega mul midagi selle vastu pole. Pühapäeva varahommikul kell 6 pärast joovastav lõbusat pidu seisin ma Jaani kiriku ees süli täis punaseid tulpe. Oli suve algus. Ma vaatasin lillemüüjaid. Lillemüüjad vaatasid mind. Siis ma naeratasin laialt ja küsisin lillemüüjatelt, miks nad nii vara pühapäeva hommikul juba platsis on. Me oleme siin iga päev nii vara, ütlesid lillemüüjad ja vaatasid mind küsivalt. Aga kas te ei tahaks parema meelega magada, küsisin mina. Sest nad nii küsivalt vaatasid. Meil on linnuuni, vastasid lillemüüjad ja nad naeratasid laialt. Mul polnud muud öelda kui head päeva. Ilusaid unenägusid soovisid lillemüüjad. Ja ma läksin Tammsaare pargi poole ja kell oli 6 pühapäeva hommikul, oli suve algus ja päike oli juba ammu kõrgel taevas. Kajakad tiirutasid tasa madalal tänavate kohal. Peale lindude ja lillemüüjate ei paistnud sel hommikul kedagi liikvel olevat. Pühapäeva varahommikul kell 6 ei olnud ma veel magama läinud. Ja ma mõtlesin, et ma näen kristallselget und ja õhk oli kerge ja karge hingata. Läks magusamaks kätte. Jätkame. Vaatame Fagira peale. Kuule, sa võid püsti tõus, ma ei saa niimoodi seal lugeda seda. Tõsiselt. Hakka pihta. Tõus püsti. Aga siis kui ma tõusen püsti, publik ei näe sind. See luuletus on pühendatud sulle. Ei, ära tule mind solvama. Aja küll, las ta loeb seda, siis te saate aru. Asi on selles, et ma pühendan sulle vastu, loe selle. Et Filimonov on selle luuletuse puhul kaasosaline. Ja kui me koos tõuseme püsti, siis armas publik ei näe sind. Ei, las ta loeb, siis te saate aru. Okei. Proovi siis. Ta on kõikjal. Piljardisaalis, restoraanis, lennukis, rehvi paigaldus töökojas, haiglas, teatris, ülikoolis, kauamajas, reisi, tõlge, info, kindlustusbüroos, rääkimata juba modelliagentuurist, mererannast, kuurordist, diskoteegist, ta on kõigil, naine blondiinina, harvemini brünetina, veel harvemini punapeana, väga harva kiilaspeana, elu rõõmus naine, igatsev, keevaline, kompleksi vaba, tulistab oma silmadega reklaamtahvleil, plakateil, ajakirjakaantel, isiklikult, naine kui füsioloogiline objekt, naine kui reisilektuur, naine kui võilevad ja kuum kohv, naine kui vajadus ja harjumus, ta on kõikjal, naine kui nägemus, naine kui seiklus, naine kui kujutlus, naine kui nõrkus, haistan
ma juba eemalt. Selline uriini ja higisegune nii-öelda lõhn. Võimalik, et ta tuleb lähemale ja ütleb, noh, naine. Või preili või proua. Või jõu, babe. Või tere, tšikk. Või noh, pruudikene. Nagu tuleks ta mõnest välikäimlast. Kuid ega see pole häbiasi, selline uriini ja higisegune nii-öelda lõhn. Mõnel neist ei mahu käed keha kõrvale. Neid hoitakse pisut kõverite enesest eemal, sest muidu ei mahuks ära lihased. Kujutlen, mis mekk võiks olla mehe lihal. Metskultidel tuleb teatud elund kohe pärast surmamist eemaldada, muidu ei kõlba liha süüa. Aga mehe liha? Tere, mu kõrg poiss.